sõber! Mina olen Loolale Anna. Tead, on aeg üle vaadata kõik need pildid, mida sina meile saatsid. Kas alustame? Neid pilte tuli ikka väga palju. Vaata, kui palju! No nii, alustame! Nüüd on aeg kõik need pildid meile seina riputada. Näed, sa meie valge sein on nüüd täitsa värviline. Suur aitäh sulle, et sa joonistasid meile. Oih, keegi koputab. Ma kohe tulen. Vaata, mis ukse taga oli. Keegi vist saatsi meile veel pilte. Oih. Need küll pildid ei ole. Need on mingisugused puutükid. See on vist pusle. Oi, aga pusled mulle küll meeldivad. Kas paneme kokku? Paneme. Nii. No, alustame siis kusagilt. Oi, ei, see ei sobi kokku. See ei sobi kokku. See ei sobi kokku. Need ka ei sobi kokku. Kuulge, see on... Nii, proovi nüüd sellega kõik. Oi, oota. Leidsin. Nii. Ei. Nendel pusletükkidel ei olegi paarilist. Vaatan, äkki karbis on midagi veel. Oih! Siin oli kiri. Tere, Anna! Miski pole tervik, kui mõni tükk on puudu. No jah, nii on ka riigiga. Sul on puudu 6 pusletükki. Need leiad lahendades mõistatusi ja avastades meie riigi üht tähtsaimat maja, kus sünnivad riigid tähtsamad otsused. Otsi roosat maja, mille kõrge torni tipus lehvib sinimustvalge lipp. Roosa maja ees on maa peal kompass. Otsi kompassi pealt lääne suund, astu sealt lääne suunas ja leiad järgmise vihje. Kui põnev. Me lähme pusleaardejahile. Tule koos minuga. Nii, seal kirjas oli öeldud, et ma pean otsima maja, mis on roosat värvi. Ja selles majas tehtakse kõige tähtsamad otsused. Ja selle maja juures peaks olema üks kõrge torn, mille tipus lehvib sinimustvalge lipp. Lähme otsime, kus see võiks olla. Nii, kas see maja on roosat värvi? Jah, on küll. Ja nüüd mul on vaja otsida kompassi. Vaatame, kas me leiame kompassi. Suur Kuule, vaata, aga see ongi kompass. Nii.
kompass ja seal oli kirjas, et mina pean minema lääne suunas. Nii, vaata, siin on põhi, siin on ida, siin on lõuna ja lääne suund. Seal kirjas oli öeldud, et ma pean minema lääne suunas. See on seal. Nii, mida ma pean üldse otsima? Ossa. Riigikogu. Riigikogu on ju koht, kus juhitakse meie riiki. Siin tehtakse ju väga tähtsaid otsuseid. Ja vaata! See on meie pusle üks tükike. Ja siin on kiri ka. Me leidsimegi esimese vihje üles. Nii, ja siin on kirjas: otsi ruumi, mis pole torn, kuid kust näed lossi maja tervenisti. Ossa. Sõber, me peame vist sisse minema. Vaatame, kas meid lastakse sisse. Tule lähme. Tõmba. Kojab. Siin ongi Toompea loss tervenisti näha. Vau. Vaata, me olime seal ees kompassi juures. Aga paljudele tundubki, et see roosa fassaad ongi Riigikogu. Aga tegelikult Riigikogu hoone asub siin keskel, selle lossi kompleksi keskel. No ikka väga kavalalt tehtud. Riigi kõige tähtsam maja asub paksude müüride taga. Kenasti kaitstud. Mida siin me veel näeme? Pikk Hermann on seal ja vaata, lipp, sinimustvalge lipp lehvib. Vaata, seal on need valged väikesed inimesed ja meie asume praegu täpselt selle ukse juures, kui sellest uksest need valged väikesed inimesed, siis sa läheks, siis nad näeks meid. Me oleme siin samas. Tuleme, näitan sulle midagi veel. Vaata, siin on nagu selline väike majakene. Praegu on seal kohvik, aga vanasti oli seal näiteks tualett. Oi, vaata, mis ma leidsin. Veel üks pusletükk ja kiri. Neid me siin ju otsisimegi, eks? Vaatame, mis siin kirjas on. Otsi tuba, kus kõik on helge ja valge. Sinna kutsutakse külalisi, tähistatakse tähtsaid hetki. Sealt leiad ka enda järgmise pusletüki. Otsi tuba, kus kõik on helge ja valge. Helge ja valge. See ongi valge saal. Milline lagi siin on ja millised lühtrid. Minul kohe tekkis tunne, et tahaks tantsida. Siin ju kindlasti peeti vanasti palle ja tantsite siin. See saal on väga tähtis, sest et siin võeti vastu Eesti Vabariigi kõige esimesed reeglid, põhiseaduse, kus näiteks lepiti kokku, et me hoiame eesti keelt ja eesti kultuuri. Miks ma siia tulin? Ma tulin siia vihjet otsima.
Ossa, see on küll päris suur ruum. Kus see vihje võiks olla? No, äkki aknalaua juures. Nii. See on prügikast. Kus siis ikkagi on meie vihje? Ma vist näen. Vaata, siin ongi veel üks pusletükk ja kiri. Nii, vaatame, mis siin on kirjas. Oih! 101 siin istuvad koos. Iga ühel koht on selles loos. Mikrofon ees ja nupp käe all otsustavad, mis saab sellel maal. Mis ruum see on? 101 siin istuvad koos. Ma arvan, et see on istungite saal. Kus see nüüd siis on? No lähme otsima. Ossa, seda pilti sa oled kindlasti telekast näinud. See ongi Riigikogu istungisaal. Siin all istuvadki 101 rahva poolt valitud saadikud, kes võtavadki seaduseid vastu. Eesti riik on nagu üks suur laev, kus on päris palju reisijaid, nagu sina ja mina. Meie ise valime endale laeva meeskonna. Meeskonnas on 101 inimest, kes siis jälgib, et elu selle laeva peal oleks eriti hea. Ja mõni näiteks teeb ettepaneku, mina pakun, et meie ülemisele tekile võiks ehitada lõbustuspargi. Teen ettepaneku ehitada meie laeva kõige ülemisele korrusele maailma kõige vingem lõbustuspark basseini ja karusellidega. Siis koguneb kogu meeskond kokku ühte tähtsasse ruumi, nagu see siin, ja hääletab, kes on lõbustuspargi poolt ja kes on lõbustuspargi vastu. Rahu saalis. Teen ettepaneku hääletada. Oleme poolt. Kõik on poolt. Kui kõik on poolt, seadus on vastu võetud. Nüüd hakkavad laeva meeskonna abilised ministrid seda plaani päriselt ellu viima, et lõbustuspark ikka valmis saaks. Nii toimibki Eesti laev. Me ju tulime ikkagi siia istungisaali, et järgmist pusletükki leida. Kiri ja kus need võiks olla? Siin nad ongi. Meie pusletükk ja kiri. Ja tead, nad olid siin meil presidendi tooli peal. Vaata, presidendi toolil on sellised teokarbi kujulised kaunistused. Vaata, teisel toolil näiteks seda ei ole. Nii et president taoliselt istub siin. Ja vaatame, mis meil siin kirjas on. Nii. Otsi tuba, kus on kollane lastemööbel. Lastemööbel Riigikogus. Kollane. Ossa, kui uhke tuba ja milline mööbel. Kollast värvi mööbel. Ja vaata, milline lühter siin on. Tead, siin selles toas võetakse vastu eriti tähtsaid külalisi. Näiteks, kui Eestisse tuleb mõni kuningas või kuninganna või prints ja printsess, siis neid võetakse siin selles toas vastu. Nii, Riigikogu esimees istub siin ja tähtis külaline istub siin ja siis nõnda nad siin arutavad maailma asju. Aga meie pidime otsima hoopis ju laste suuruses
mööblit. See on küll laste suuruses mööbel. Vot. Lapsed on ju ka tähtsad külalised. Kui lapsed tulevad riigi kokku, siis äkki nemad saavad siin ka vahel istuda. Aga me ju otsisime ikkagi vihjeid. Kus see võiks olla? Ikkagi diivani all, ma arvan. Nii. Vaata, ma leidsin veel ühe pusletüki. Hurraa! Nii, ja siin on ka kiri. Otsi saladuste kambrit. Ossa! See kõlab eriti põnevalt. Lähme otsime siis, kus see saladuste kamber on. Olemegi jõudnud saladuste kambri ukse juurde ja vaata, selle kambri ees oli selline väga-väga paks uks. Ja tead, selle ukse võti kadus mingi hetk ära. Nii et umbes 1970. aastatel pidigi selle ukse lahti keevitama, et sinna kambrisse sisse saada. Selline siis näebki välja üks riigisaladuste kamber. Siin vanasti hoitigi riigi kõige tähtsamaid saladusi. Ja täna siin hoitakse, vaata mida. Siin hoitakse näiteks lipusid, mis on lehvinud Pika Hermanni tornis 11. juulist 20. juulini 2006. aastal. Ehk siis neid lipusid vahetatakse ikkagi päris tihti ja tavaliselt neid lipusid kingitakse olümpiavõitjatele. Nii. Ossa, siin on mingisugune sahtel. Nii. Vaata, siin ongi meie viimane pusletükk. Nii, ja kiri ka. Ossa, vaatame, mis siin on kirjas. Hurraa, kõik pusletükid on koos. Aga sinu torn pole täiuslik ilma liputa. Leiad selle sealt, kus lehvib Eesti Vabariigi tähtsaim lipp. Siin on muidugi väga palju tähtsaid lippusid, aga need ju ei lehvi. Kus lehvib Eesti Vabariigi kõige tähtsam lipp? Muidugi Pika Hermanni tornis. Lähme nüüd sinna. Siit uksest saabki Pika Hermanni torni. Ossa! Enne kui siia kerkis selline loss, nagu me täna teda teame, oli siin Toompeal linnus. Pika Hermanni torn ja müür on Toompea lossi kõige vanem osa ja nad on juba üle 650 aasta vanad. Nii et nüüd me lähmegi sinna Pika Hermanni torni. Ma üritan lugeda ka neid trepiastmeid. Nii, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116. Sõbrad,
me olemegi Pika Hermanni torni tipus ja seal lehvibki Eestimaa kõige tähtsam lipp, mis annab märku, et meie kodumaal on kõik hästi. Et meie oleme meie kodumaa peremehed ja seda lippu heisatakse igal hommikul siis, kui päike tõuseb, üks inimene tuleb üles ja heiskab seda sinna tippu ja siis õhtul, kui päike hakkab loojuma, siis võetakse see lipp ka käsitsi alla ja vaata, siin on kõlarid. Ja samal ajal, kui seda lippu heisatakse hommikul ja õhtul võetakse alla, siit mängib Eesti hümn. Ja vaata vanasti, kui see torn sai siia ehitatud, siit oli näha kõike, vaata, igale poole, siit saab, näed, siit näeb täiesti kõike. Et siis see oli selline vahi torn, kus siis vahid jälgisid, et kas keegi kusagilt tuleb, et kas on ohtu kusagilt. Vot ka praegu on ikka kõike siit näha. Siin üleval me pidime otsima veel väikest lippu, sest et minu torn ka ei ole ilma liputa täiuslik. Vaata, sinimust-valge lipp. Kas see võikski minu lipp olla? Me saimegi koos sinuga avastada Riigikogu hoonet ja Toompea lossi ja Pika Hermanni torni. Me leidsime kõik pusletükid üles ja ka väikese lipukese. Nüüd on aeg minna tagasi koju ja panna see pusle lõplikult kokku. Ma olen tagasi. See on ju Pika Hermanni torn. Me käisime täna seal koos sinuga, eks? Me käisime täitsa tipus. No nüüd ma mõistan. Eesti riik on nagu pusle ja iga pusletükk on nagu inimene. Selleks, et üks pusle saaks olla tervik, on vaja iga inimese panus. Ainult koos tegutsedes me saame olla tervik. Ma läks nüüd seega siin suure tantsimise peale. Tere! Näiteks sa võidad, no mis eriala sportlane sa võiks olla? Ei tulnud ühtegi teist seda meelde. Laeva meeskonnas on 101 inimest, kes siis otsustab, et kui linnus, mis siis kaitses neid linlasi. Arjan, me oleme Pika Hermanni torni tipus. Kas oled siin kunagi käinud? See on ikka päris vinge värk, ma pean ütlema.